Põlvamaa metsade vahelt olen ma pärit ja seal ma olen kasvanud. Aga mul ei olnud nagu sellist kasvukeskkonda, et mul oleks seal hullult olnud mingid kultuuriinimesed või mingisugused kunstiinimesed. Et olid lihtsalt toredad, toetavad inimesed nagu mu vanemad, võib-olla mõned õpetajad, kes nagu oskasid siis õigesti märgata ja suunata, et mis on need nagu minu mingisugused kiiksud, üksi nokitseda. Et iseenesest nagu seda ei olnud, et olekski mingisugused kunstiinimesed, aga jah, et selles mõttes mul on vedanud, et nad ikkagi nägid minu eeldusi ja et ei pannud otseselt kätt ette. Aga miks siis ikkagi kunst, mitte traktorist? See oligi lihtsalt see, et mulle tundub, et see lihtsalt tuli kuidagi nagu nii tugevalt mu enda seest, et mulle meeldis omaette esialgu joonistada, siis juba nokitseda, ehitada mingeid asju. Kas üksinda olemise aeg seal Põlvamaal, sa oled ka varem kirjeldanud, kuidas sa paadiga poes käisid või koolis käisid, et sa kasutad hästi palju loodusvorme. See ei ole esimene kord, kui mõni su ehe kujutab lille või taime või mõnd putukat. Et kas sa tunned, et see on kuidagi hästi selgelt seotud selle Põlvamaaga või see oleks igal juhul sinu sees olnud ka siis, kui sa oleksid tulnud näiteks Amsterdamist ja hakanud Eestis ehtekunsti õppima? Ma arvan, et see ei ole nagu see Põlvamaa või see, et ma nagu maalt olen. See on pigem, see on nii loomulik asi, see loodus, et see on nagu kõigil mingil määral, eks ju. Võib-olla ma alustasin võib-olla isegi mitte loodusest, et olid seal mingisugused võib-olla enda isa garaažist leitud mingisugune kola, millest ma alustasin, et see kuidagi, ta võib-olla mingi ringiga jõudis selle looduseni. Aga ehtekunst ei olnud su esimene valik. Sa ju vahepeal olid Tartus. Jah, aga see oli mu esimene valik. Pigem see oli nii, et see oli nagu minu suur selline eluunistus. Isegi selline kättesaamatu, sest ma olin ikkagi maalt. Et ma esimene kord ma ei saanud sisse tegelikult EKA-sse, siis ma läksin Tartusse. Ja siis ma proovisin uuesti, ma sain sisse, sain tasulisele kohale. Ma võtsin selle vastu, selle tasulise koha, käisin aasta aega selle tasulisel kohal ja siis aasta aega hiljem siis ma nagu mind siis arvati vääriliseks, et mulle anti riigieelarveline koht. Et see oli ikkagi teekond, et see ei olnud selline juhuslik, et selle teekonna käigus ma nagu ise veendusin, et jah, ma väga tahan seda, et oli nagu sellised proovile panemisi nii-öelda, et kui väga ma seda ikkagi tahan. Aga Tartus sa tegelesid keelega, on mul õigesti meeles, filoloogia. Ja kas see jättis kuidagi ka mingisuguse jälje sellesse, mida sa teed või jälje sinusse? Et kuidas see vahepeal Tartu sind muutis, mõjutas? Kas ta üldse jättis mingisuguse jälje või ta lihtsalt oli sulle nii vastukarva, et sa ainult igatsesid ehtesse? Ei, ta ei olnud vastukarva, ta ei olnud päris filoloogia, oli nagu ütleme kirjandus, kultuuriteadused, et seda filoloogia osa oli seal ka. Aga keel on selles suhtes mind alati huvitanud, et mu vanaema on nagu olnud eluaegne eesti keele kirjanduse õpetaja ka, et need keeleseosed ja asjad on minu jaoks nagu huvipakkuvad. Ma arvan, et ka see eriala oleks olnud nagu minulik, aga ikkagi kutsus sinna ehtepoole ja õnneks õnnestus ka. Isegi kui ma ka nagu enda neid tekste mõtlen või tööde pealkirju, et see keel on nagu hästi oluline minu jaoks. Ma mõtlen nagu nende sõnade peale ja võib-olla ka selle viimase näituse valguses, murtud südamed, eks ju, et mis on nagu see, need erinevad tähendused, eks ju, mis sealt tulevad ja mis see siis nagu visuaalselt on ja kõik need. Kultuuriteaduses tegeletakse selliste suurte
filosoofiliste küsimustega, identiteedi küsimustega, stiili küsimustega. Vähemalt sihuke idealistlik mulje mul neist inimestest on, kes selle hariduse on endale saanud ja ka sel ajal, kui sa tulid ehte kunsti õppima Eesti Kunstiakadeemiasse, siis ma ütleks, et ka selle kooli käekiri oli väga filosoofiline, peaaegu et puudus tol hetkel veel selline asi nagu disainehe, vaid oli küll disainehe olemas, aga ta oli hierarhias nii madalal, et vaadati isegi veidikene halvasti, kui sa tegid seeriatooteid, et pigem ikkagi keskenduti sellele kõige õilsamale unikaallehtele. Kuidas sa selle maailmapildiga suhestusid, kas see sobis sulle, kuidas sa oled hiljem sellega nii-öelda rahu peal olnud, et kas sa oled teinud ka seeriatooteid või sa ikkagi hoiad kinni sellest tollasest nii-öelda filosoofiast ja mõttemaailmast? Ja kuidas see sind mõjutas üldse, see keskkond, mille sa eest leidsid? No ma arvan, et minu jaoks see keskkond, nagu, kuhu ma maandusin, see oli nagu selline jumal või tõde, et ma võtsingi, et see ongi õige ja mulle nagu see väga sobis või see tundus nagu selline, et noh, et ma pean siis õppima niimoodi ja see tundus minu jaoks nagu väga, et ma enda arust ma vähemalt nagu sukeldusingi sinna nagu täiega ja ma arvan, et see on mind väga palju mõjutanud, aga noh, seeria et ma muidugi teen, sest ma ju elatun sellest, aga see on jah, väga palju mõjutanud mind, et ma proovin alati nagu mõelda ikkagi mingit sisu nendele asjadele ja pigem ma jah, võib-olla nüüd pean ennast natukene ümber õppima, et kuidas siis ikkagi seda disaini teha ja võib-olla mõnikord isegi need tõekspidamised on nagu ristijalu sees, eks ju, et mis ma tookord koolis võtsin nagu hästi sellise vankumatu tõena, et just seesama, mis sa ütlesid ka, et disainehed võib-olla, et ei ole nagu päris selline hea. See on nagu huvitav iseenesest, et kogu see juba 70-ndate lõpp, 80-ndad, 90-ndad kaasaks ehte kunstis oli hästi suur hierarhiate lõhkumine, aga samas need hierarhiate lõhkujad mitte ei lammutanud neid hierarhiaid ära, vaid nende vanade hierarhiate asemel lõid justkui uued hierarhiad. Et ikkagi, kui sa olid Kadri Mälgu juhendatud ja juhatatud osakonnas, siis igal asjal mulle vähemalt endale tundus, on mingi hierarhia, milliseid metalle sa kasutad, metallidel oli hierarhia, missuguseid kive sa kasutad, kividel olid hierarhiad, et kõik kuidagi mahutus mingile sakraalse ja profaanse liinile. Et kuidas sul see õilis ja labane, sakraalne, profaanne, et kas sulle see on kuidagi sisse jäänud, et sa ikkagi ise kasutad põhiliselt metalle, kive, et ma ei ole näinud siin kasutamas väga palju kummi, lateksit, neid materjale, mida võib-olla isegi algupoole rohkem peeti siukesteks allpool olevateks materjalideks. Kui sa nüüd ütled, ma arvan, et see on kaasa tulnud küll natukene, et kui ma ikka kuskile mingi plastiku panen, siis ma tunnen, et ma olen ikka rebel valmis. Et ma pigem võib-olla hõbe, kivid, raud mulle meeldib, eks ju, et see võib-olla ei ole ka nii traditsiooniline, aga ikkagi metall. Raual on mingi huvitav karisma. Minu jaoks raud asub täiesti samal kõrgusel kuskil kulla ja hõbedaga. Ta on minu jaoks peaaegu nagu väärismetall. Kuidas sa ise selle rauaga suhestud? Ma olen nõus. Seal on mingisugune vägi või mingi ürksus või mingisugune asi nagu, et mul isegi teinekord ma saen seda rauda ja siis ma tunnen mingit kergendust või seda lõhna, et ma olen nagu kodus.
et noh, väga palju põhjust ei ole seda rauda saagida, et noh, kui nagu müügiks asju teha aga noh, teinekord ma ikka pikin kuskile mingi rauast elemendi sisse, sest ma tunnen, et see annab mingisuguse sellise, mis ma ütlen, noh, et ta ei ole nagu nii klanitud siis see asi, et seal ongi seal mingine ürgne, karusem, mingisugune asi tuleb juurde nagu, et mulle väga meeldib raud. Ja kui ma ei ole tükk aega rauaga midagi teinud, siis noh, tekib juba see igatsus juurde, et tahaks. Aga saagida sulle väga meeldib, et mingisugune laetus ju tavaliselt selle töömahuga kaasa tuleb, kuigi kõik need asjad, mida sa teed, iseenesest tehniliselt nad oleksid laserlõikuses tehtavad, sellega koos nad muutuksid kindlasti vähem töömahukaks, nad muutuksid kindlasti taskukohasemaks, sellepärast et sa saaksid neid seeriana toota rohkem, aga millegipärast sa ikkagi oled väga tõsimõttekindlalt hoidnud seda nagu töömahukust oma projektide juures, et millest see tuleneb, et mis juhtub ehtega, kui selle kallal tõesti paarkümmend tundi higistada? Ja mis temaga juhtub, mis ei juhtu temaga siis, kui sa oleksid selle teinud vähema vaevaga suuremas tiraažis ja võib-olla mingisuguseid moodsamaid lõiketehnoloogiaid kasutades? Noh, tegelikult mul üks tants mul on, et mul on isegi väike võrdlusmoment olemas. Seal on jah mitu asja. Üks on võib-olla selline enda selline vale ettekujutlus, nagu, et just kui see töö nagu lunastab kuidagi, et ma olen nüüd palju vaeva näinud, et see peab nüüd hea asi olema, eks ju. Noh, mis ei ole väga loogiline, aga see kuidagi nagu endal, eks ju, tundub. Noh, sellest ma arvan, ma hakkan nagu üle saama juba. Siis on see, et noh, käsitsi tehtud asjadel nagu kuidagi tundub, et on nagu mingi teine, mingi hing või tunne juures, et vähemalt nagu meie, eks ju, kes me teeme asju kätega, meie tunnetame seda, võib-olla igaüks ei tunneta. Aga seal on veel see ka, et noh, mul on nüüd see üks jurakas on, eks ju, lõikaja. Ja sellega on see, et kui mul on see tellitud jurakas, siis ma mõtlen, et okei, kui palju ma nüüd pean neid asju tegema selleks, et see ära tasuks. Ja seal juba kuidagi mingi vabadus kaob ära, et mõtled, et okei, nüüd ma pean siis seda elementi kasutama. Aga kui ma teen käsitsi, ma tegelikult saen päris kiiresti, siis mul on nagu see vabadus, et noh, kui mulle ei meeldi enam see element, ma tahan mingit teist elementi kasutada, siis ma lihtsalt hakkan mingit teistsuguseid saagima, et ma ei pea nagu kalkuleerima, kas see, et ma pean nüüd tegema seda nii palju, et see ära tasuks. Et see on kuidagi, noh, ikkagi ma mõtlen ümber, mul tekivad mingi kahtlused, et kui ma olen nagu investeerinud, siis ma pean kuidagi, olen nagu mõnes mõttes vangis selle asja külles seal juba. Kunagi meil oli armastatud õppejõud arhitektoonikas Aleksandr Jakovlev. Sina vist õppisid ka tema käe all. Mina olin aasta varem tema. Ta vist on praegugi. Ta on veel praegugi. Ja kunagi ta ütles, et kui sa joonistad rapiidograafiga kavandeid, siis seal ei tohi olla kunagi ühtegi eksimust või käsitsi teed. Et sel hetkel, kui sa teed seda masinaga, et seal võib olla eksimus sees, sellepärast, et masin on nii rumal, et tema ei saa aru, et ta eksis. Ta ei saa ise aru. Ja seetõttu temal saab viga sisse jääda. Aga kui sa teed käsitsi, siis sina oled inimene, sa oled niivõrd tark, et sa saad aru, et sa tegid vea ja saad alati vea parandada. Samas, kui me räägime just nendest masingenereeritud vormidest, nagu näiteks praegust saab juba täiesti romaan ja vestlused teha ChatGPT-ga või siis pilte genereerida, siis näiteks tuuringutestidega uuritakse tihti peale või üks tuuringutesti niisuguseid arusaamisi, kas tegu on masingenereeritud või mitte masingenereeritud asjaga, on see, kas seal on viga sees või ei ole. Et inimene teeb märksa rohkem vigu kui masin ja siis, kui sa üritad seda
vigaselt tabada, siis sa justkui üritad jälile saada, et kas seal on mingi inimlik viga. Ja nüüd on siis hakanud ka masin kopeerima inimlikke vigu, et inimest eksitada selles. Et kas ka see mingisugune kõrvalekalle või see, et iga detaili juures, see võib olla isegi mingi mikromillimeeter, mis seal võib-olla laperdab, et kas see mingi errori või vea element on ka sinu jaoks oluline või? Ma arvan, et see vea moment ja see nagu see käejoon ja et see ongi võib-olla see, mis annab siis tunnistust sellest, nüüd sa ütled, eks ju, ja mis on ka õige, et seda saab ka ju kopeerida, eks ju, et. Ja et see viga on justkui nagu see kõige ülimlikum inimlikkus. No tihtipeale vaata veast ju tulebki see loovus või et sul tuleb mingi viga sisse ja siis lõpuks kuidagi mängid selle üldse enda kasuks ja et ma arvan, et jah, et see viga see on osa inimeseks olemisest ja osa nagu sellest loovusest ja protsessist. Veidikene veel sorgiks seal minevikus, enne kui me lähme selle konkreetse näituse juurde, et kas sul on olnud õpingute ja ka selle järgse nii-öelda praktilise elu jooksul mingisuguseid äratundmisi või murdepunkte või õppetunde, tutvusi, õnnestumisi, läbikukkumisi, et kuidas see sinu stiil, kuna sa teed suhteliselt oma stiilis asju, mina võiks öelda küll, et sul on käekiri, et kui ma näen Eesti ehtekunstnike töid ja sinu tööd on seal anonüümselt nende kõrval, siis ma julgen päris kindlalt öelda, et näe, need on Keiu Koppeli tööd, need on Anneli Tammik, need on Urmas Lüüs minu puhul, et ma ikkagi tunnen ära, et kuidagi on see pidanud ju välja kujunema. Et on sul olnud elus mingeid selliseid äratundmiseid või kuidas see stiil välja on kujunenud? No tead, minu jaoks nagu terve see EKA oli nagu selline väga intensiivne sõit alates esimesest loengust kuni lõpuni välja, et hästi palju inspireerivaid inimesi ja nüüd, kui ma mõtlen tegelikult tagasi, siis võib-olla isegi kõige esimene erialaprojekt oli mingis mõttes hästi tähtis, sest kuidagi see algus sai hästi õige, et minu juhendaja oli Kertu Tuuberg ja ma võib-olla ise olin selline maalt tulnud ja tahtsin hästi tubli olla, mõtlesin, et nüüd ma hakkan nagu mingit päris ehtid tegema ja sellised korralikke asju, et muidu vaata ma mingi kolast seal keerasin kokku mingeid asju. Aga kuidagi Kertu nagu suunas mind just kasutama neid samu sealt isa garaažist leitud asju, ehk siis nagu mingis mõttes olema nagu mina ise ja see alguspunkt oli nagu hästi õige ja mõnes mõttes isegi öelda, mõned mu seeriad on nagu ka sealt välja kasvanud nagu Tehismaastikud ja Silent Punk on need, põhimõtteliselt võib öelda sealt isa garaaži keldri kola. Me hetkel istume sinu töökojas, ateljees, stuudios, ma ei tea, kuidas sa ise seda nimetad, sa ei ole siin üksi, et saad sa veidikene tutvustada meile, kus me oleme hetkel? No me oleme siin Hobusepea 2, eks ju, siin on hästi palju ehtekunstnikke. Mina olen siin majas tegelikult olnud üle 10 aasta, aga siin ruumis siis kuskil 5 aastat. Et see on, võib öelda, et laias laastus mu aeg nagu jaotubki, et kas ma olen kodus või ma olen siin, on ju. Et siin ma teen enda tööd. Ja see on ka nagu minu elatis ja see on hästi tähtis osa nagu minu elust. Ja siin ruumis ma tunnen ennast väga hästi. Et võrdluseks võib tuua, et see näiteks eelmine ruum, kus ma olin, et see oli nagu selline pime ja seal ajapikkus oli kuidagi nagu muutus nagu ängistavaks, et aga siin on selline suur helgus ja kuidagi nagu kohaloleku, et ma olen nüüd kohal või selline kodusoleku tunne, et kuidas su tööprotsess ühises kambas on, et oled sa sihuke väga omaette nokitseja või siis ehte töökodadel on hästi iseloomulik see, et
ports inimesi jagab ühte ruumi ja kui mingisugune seltskond on intensiivselt päris palju ühes ruumis koos, siis nad hakkavad üksteisele paratamatult mõju avaldama. Et kas sulle sobib see ühine tegemine või mida see ühisus annab sulle või sa pigem üritad leida neid aegu, mis annaks nii sulle kui teistele rohkem privaatsust, tegutseda, et keegi on rohkem hommikupoole, keegi õhtupoole. Kas sa räägid oma töödest kellegiga, kas sa näitad kellelegi oma töid, kas ootad tagasisidet, kas ootad teistelt inimestest reaktsioone, kes sinuga siin samas on? Pigem nagu ma hindan võib-olla seda privaatsust, et see võib-olla on ka seotud sellega, et ma olen nagu noor lapsevanem, et siis viimaks saab nagu enda mõtteid kuulda. Et meil on siin jah pigem, et me oleme nagu võib-olla hästi nagu individuaalsed, eraldi ja väga nagu seda mingit koos tegemist või koos nagu olemist nagu loomingu mõttes nagu ei ole niivõrd, et pigem me kõik nagu austame üksteise privaatsust ja et see töötab. Et jah, et on pigem siis niisugune igaühe isiklik pelgupaik, kui et niisugune intensiivne sotsialiseerumisruum. Jah, just, et me nagu selles mõttes ei väldi üksteist, et tema on siin, et ma nüüd ei tule, aga me kuidagi nagu väga hästi see sünergia toimib, et me nagu austame üksteise privaatsust. Et oleme nagu mõnes mõttes sarnase temperamendiga. Ja. Aga minnes selle näituse enda juurde, siis seekord on sul teemaks murtud südamed, mis on siis taim, lill. Mulle kuidagi seostus see teema veidikene Taavi Reccaro või Reccaro, ma ei tea, kuidas ma peaks seda nime hääldama. Tal oli just hiljuti näitus Draakoni galeriis. Kas oli siis aitäh kõige eest või tänan kõige eest, mis oli siis tema elukaaslase poolt jäetud viimane sõnum talle enne äraminekut. Siis millegipärast see lihtsalt, kuna ma ei olnud veel näitust näinud, siis murtud südame kinkimine ja tänamine enne äraminekut, see tekitas mulle mingisuguse seose. Kus see teema tuli, kus sa selle leidsid, miks murtud süda, kas seal on mingi filosoofilisem taust või pigem sulle meeldis lill ise kujundina, kuna ta on väga fotogeeniline, et kus see tuli sul? See tuli niimoodi, et minult küsiti ringikujulist lilleprossi. Ja ma olin nagu lubanud, et ma teen ja see tekitas minust tohutut protesti, sest ma nagu ei ole mingi väga siuke lilletüdruk, onju. Ja ma ei tahtnud teha ma ei taha teha mingit lilleprossi, onju. Ja siis eks ma siis ragistasin ajusid, et mismoodi ma saan selle teha nii, et ma nüüd iseendale nagu kuidagi vastu ei lähe ja et see oleks mulle põnev. Ja siis ma kuidagi mõtlesin ja kaevusin ja mõtlesin neid lilli ja asju, et mis ei oleks siis lihtsalt lill, et seal oleks mingisugune asi, mis mind nagu käivitaks ja siis mul kuidagi jõudsin selle murtud südameni. Võib-olla mind see nimi nagu intrigeeris, et murtud süda ja kuidagi, et sealt nagu hakkas nagu midagi nagu justkui looma. Bleeding Heart inglise keeles väga selline jõuline nimi. Just, et jõuline, samas selle taime vorm, mis on hästi nagu õrn, onju. Ja sealt hakkasid nagu mingisugused seosed asjad hakkasid jooksma iseenesest, ma tegin seal prossi ära. Selle tegemise ajal mul veel nagu rohkem mingid asjad hakkasid välja kooruma, mingid lapsepõlve mälestused. Ja lõpuks, kui mul oli see töö valmis, siis see töö nagu tekitas minus sellist nagu elevust. Mul oli natuke kahju seda ära saata ja ma tahtsin nagu veel neid teha, et tundus, et see on teema nagu, et siit hakkab mingi teema nagu kooruma. Ja nii see oligi, et siis ma lihtsalt hakkasin neid tegema veel, paralleelselt, eks ju, mõtled, et seda sisu poolt, selle kuidagi nagu enda jaoks juba lood seda lugu. Ja mingi hetk ma lihtsalt tundsin, et ma pean tegema näituse.
et mul oli isegi, ma natuke nagu mingi osa minust nagu kas nagu kartis või ei tahtnud või see tundus, mingi lillenäitus, no ma ei tea, onju. Aga see tunne oli tugev ja see oli nagu justkui ära otsustatud, et ma pean tegema. Ja siis ma tegingi. Kuidagi on siuke tunne, et siuke kassimaal ja lillekujuline ehe on justkui uus punk. Jah, et see nagu nõuab julgust teha. Või vähemalt mingit eneseületust või vähemalt mingit väga teadlikku sellist seisukohavõttu. Et see lihtsalt ei jääks klišeeks, aga see klišee keerata oma kasuks. Mulle selle inglisekeelse nimega muidugi seos kohe see dušš, see bleeding heart ja siis sealt siis tilkuvad kivikesed või kuidas sa seda seal ise mõtestaksid, et mis seos sellel tilkuval dušil nende töödega on, sest kes seda nägema ei jõua, siis neile kirjelduseks, et ühel pool, seal on 2 paani, ühel pool on ehted, teisel pool selline installatiivne objekt, et need ehted kujutavad pigem neid murtud südamekuulisi, lillekuulisi prosse ja teisel pool on siis pigem siukse antiik kujuga duši pea, kus siis need tilgad ketid otsas välja tulevad, aga see on siis pigem selline, kuidas öelda, utilitaarne objekt, et ta justkui esimese hooga ei seostugi nende lilledega, et mina ehitasin selle seose läbi inglisekeelse nime, aga kuidas sul see seos tekkis ja miks see dušš sinna ehete kõrvale ilmus? No minu jaoks see on nagu ütleme siis pisarate vihm, eks ju. Ühtepidi, teistpidi võib-olla nutmine on ka nagu selline puhastav mingisugune protsess või rituaal või et sa nagu nutad, eks ju, välja endast mingid asjad. Samamoodi nagu dušš ju on ka puhastav. Ja murtud süda, nutmine, puhastus, et ja tihtipeale võib-olla duši all käimine on ainuke teraapia, mida me endale lubame ka. Duši all nutmine. Või ka duši all nutmine. Kuidas sinu tööprotsess välja näeb? Et me oleme siin rääkinud väga erinevate kunstnikega ja väga erinevatel kunstnikel on väga erinevad viisid, kuidas nad tööle hakkavad. Mõni kavandab väga täpselt valmis, milline seeria tulema peab. Teine hakkab ühest otsast saagima, vaatab, kuhu otsa ta siis välja jõuab. Et kuidas sul näevad välja need etapid, mida sa näituse mõttele tulemisest alates näituse avamiseni siis läbid? No ma joonistan küll, aga need ei ole nagu sellised ilusad kavandid, mida nagu kunstnikud Instagrami panevad üles, et need on pigem sellised iseendale abiks, sellised, et sa lihtsalt kritseldad mingi asja, võib-olla keegi teine sest midagi aru ei saa, aga see aitab sul kuidagi ette kujutada seda asja kas 3D-s või siis ka juba, kui mul ongi see, et nii, ma tahan nüüd murtud südame mingit prossi teha, siis ma loomulikult joonistan selle ilusti välja ja siis kopeerin, eks ju, metalli ja siis hakkan seal mängima nende detailidega. Et selliseid korralikke kavandeid ma teen klientide jaoks, aga see ongi nagu natuke nagu tõlkimine, et sa tõlgid nagu enda mõtet siis nagu et ta saaks ka aru, mida ma mõtlen. Aga see on ka hästi hariv või kuidagi selline, et kui ma niimoodi lähenen, siis mul tuleb nagu natuke teistsugused tööd, sest ikkagi see kavand juba ise hakkab dikteerima. Aga üldiselt sellisele leiutamisele ja niimoodi on nagu kasuks ikkagi see, et tuleb olla hästi avatud ja mitte nagu selles kavandis kinni. Eriti kui on mingid liikuvad osad, siis seda ei saa nagu planeerida niimoodi otsast lõpuni. Ma planeerin, nüüd ma teen täpselt selle asja. Et see, need ootamatused on teinekord kingitus, mida on tark ära kasutada. Aga see avatus alati seostub ka mingil määral haavatavusega, et kui sa teed kindla kavandi ja teed selle järgi täpselt selle kavandi moodi
väljanägeva asja, siis see on üpris selge selline kindla peale minek, sest kliendiga sa ei taha reeglina jätta mingeid asju õhku rippuma. Aga see enda sees pulbitsev loominguline protsess on justkui nagu mingi segu ebakindlusest ja enesekindlusest. Et sa pead olema väga enesekindlalt ebakindel, et kuidas sa seda rolli endas nii-öelda jagad, et kas see on sinu jaoks oluline olla ebakindluses väga enesekindel või väga enesekindlalt ebakindel? Ma ei olegi seda nii ebakindel ma olen kindlasti et jah, mulle meeldib jätta see vabadus, et ma ei pea nagu seda ära otsustama. Ja tihtipeale ikkagi mu kliendid nagu usaldavad mind. Et kui ma selle tööprotsessi käigus näen, et võib-olla mingi teine lahendus oleks parem, et siis sellega ikkagi tullakse kaasa ka. Ja siin selle näituse juures oli isegi üllatavalt vähe siukseid insenertehnoloogilisi ehteid, et varem sa oled teinud palju selliseid konstrueeritumaid asju, kus on igasugu mehhanisme, palju detaile, mis peavad kuidagi koos istuma, et miks seekord siuke lakoonilisem? Jah, lihtsalt tundus, et see kuidagi nagu läheb selle teemaga kokku või sobib, et ta tuligi selline võib-olla naiselikum, õrnem, et see masina teema nii väga ei haakunud ju. Ja kuidas sa seda inseneri ja poeeti enda sees lepitad, et kas sa tunned, et seal on ühel pool mingisugune masinesteetika armastaja, kuna sa oled väga palju kasutanud näiteks arvutitrükiplaate, sulle väga meeldivad tehniliselt perfektsed siuksed tööstuslikud objektid, mida sa oled kasutanud oma loomingus. Samas siin sa tegeled just väga poeetiliselt selle voolava, ebakorrapärase lille taime motiiviga. Et kas sa vähemalt ise tunned, et seal on mingi kaks poolust, mis sinus võitlevad või see ei ole sinuks üldse küsimus? Jah, võib-olla sellepärast ma ka natuke nagu põdesin seda näitust teha, et mulle nagu tundus, et kas see ikka on nagu see minu käekiri. Aga samas mulle tundub ikkagi, et need insener ja poeet, et nad vahepeal peab üks rohkem vait olema ja vahepeal peab teine ja et eks ma arvan, et nad pigem teevad nagu paremini koostööd võib-olla, et varem oli rohkem see, et nad olid nagu eraldi ja siis sa justkui panid selle sisu ja vormi kokku ja siis nad võib-olla ei haakunud nii hästi, et aga see on rohkem kõrvaltvaataja otsustada. Mulle vähemalt tundub, et sa loomu poolest oled pigem siuke kulgeja tüüpi inimene, et sa ei pane endale mingit 5 aastaku plaane väga selgelt ette, sa ei kirjuta oma kunstniku tegemistele äriplaane. Vähemasti mul on siuke tunne jäänud, et sa kuidagi liigud selles maailmas väga orgaaniliselt versus siis inimesed, kellel on pigem disaineri käekiri, kes väga selgelt kuulutavad ennast nagu brändi, nad arendavad endast seda avalikkuse ees olevat imidžit, et mulle meenus seda küsimust formuleerides, kui ma enne selle peale mõtlesin, üks Soome etenduskunstnik Roy Vaara, kellel on performance, et on siuke suur jääväli, keset seda jäävälja on üks liikluspost ja seal on 2 siis nagu tänavate suunaviidad, ühe peale on kirjutatud art ja teisele peale life ja siis ta tuiab seal selle ees, et kas nüüd minna elu suunas või minna kunsti suunas. Et kunstnikuna on hästi keeruline, eriti olles just ehtes see kunstniku tüüp, mitte disaineri tüüp, seda nii-öelda elu ja kunsti kohandada omavahel, sellepärast et kunstnikuks olemine ei lõppe
sel hetkel, kui kell kukub, et kuidas sina endas seda kunstnikku ja lihtsalt elajat nii-öelda rahus hoiad? Tead, ma arvan, et see teema on nagu suht iga päev laual et see on väga raske. Noh, just selles mõttes, et kui sa nagu elatud sellest ja siis samas proovid nagu kunstnik olla, samas proovid nagu elus püsida. Ja see ongi selline pidev žongleerimine või? Öeldaksegi ju, et hea kunst reeglina sünnib ikkagi isiklikust kogemusest. Samas seesama Taavi Rekkaro näitus, mida ma enne mainisin, kus ta lahkas oma puruks läinud suhet, siis ta ühes vestluses, mida me omavahel rääkisime, ütles ka, et tal oli seda näitust ettevalmistas tunne, nagu ta oleks ekshibitsionist, et ta midagi väga isiklikku paneb teiste ette ja nüüd tal on küsimus, et kas see üldse väärib või ega ta ei jäta seda nii-öelda liputaja muljet, et ta nüüd liputab selle puruks läinud suhtega ja üritab endale saada niisugust lohutavaid pilke. Et ka see on minu arust see kunstniku ja elu vahekorra küsimus, et sa reeglina ikkagi lähtud mingitest isiklikest kogemustest, nii nagu iga kirjanik paneb mingil määral igasse oma raamatusse sisse iseennast ja ta paneb sinna sisse oma prototüüpe. Et kuidas sul see lahus hoidmine on olnud, et kas see murtud süda on ka kuidagi mingi väga isikliku asjaga seotud ja kuidas siis hoiad neid teisi inimesi, kes võib-olla selle sama looga on seotud? No jah, nagu sa ütlesid, et paratamatult on seda isiklikku seal, eks ju. Ma proovisin seda teha nii, et see ei oleks nagu minust, et oleks üldisem, sest siis see nagu kõnetab rohkem ja üleüldse täpselt seesama teema, et ma ei taha ju nagu enda mingi kõikidele, eks ju, laiali laotada enda mingisuguseid tundeid või läbielamisi. Aga jah, selles mõttes täpselt seesama ja ka selle näitusega oli see huvitav asi, et näituseks ju südame murdumisest, katki olemisest ja kuidagi juhtus nii, et ma pidin nagu haigena siis ka neid töid tegema, et ma olingi nagu ka katki ja et üldse, et ma saaks kuidagi keskenduda ja mingi perioodi ma pidin nagu hotellis elama, et üldse mul oleks võimalik mõelda nende teemade üle, et see oli ka kuidagi see sisu oli nagu raskepärane ja kuidagi selle läbiviimine oli ka, elu nagu tegi selle eriti raskeks kuidagi. Ja ma pidin ka seda nagu tundma seda raskust veel eriti tugevalt nagu enda peal, et aga ma arvan, et murtud süda või selline katki olek, et seda on meil kõigil mingil määral, et see võib olla ka lihtsalt pettumine mingis asjas, see võib olla lein, see võib olla purunenud suhe. Aga kui palju sa mõtled selle peale, kes su kunsti vaatama hakkab ja kuidas ta peaks sealt midagi saama, sest disainerina on sinu ülesanne ikkagi kujundada tervik elamus, sest ennekõike on oluline see inimene, kes selle eseme endale pärast saab, mitte sina, kes sa disainerina selle asja tegid. Samas kunstniku olukorras on see elu ja kunsti suhe nii segane, et sa just ennekõike ikkagi elad ise läbi ja siis võib-olla loodad, et keegi teine tunneb midagi ära, et see kas trööstib teda või tekitab temas mingit äratundmist. See pakub talle mingisugust mõtteainest, turvatsooni, et kui palju sa kunsti luues mõtled selle peale, kuidas keegi hakkab seda kunagi kandma, sest väga raske temaatikaga ehteid, siis ju peab see inimene hakkama seda raskust kandma.
et ma selle näituse puhul ma nagu lähtusin sellest, et ma tahan nagu et mul on mingi tunne või siis ütleme tunnet ja mingi komplekt, mida ma tahan nagu edasi anda. Et võib-olla ennem ma ei ole eelnevate näituste puhul nii väga nagu sellest lähtunud, et mul oli mingi emotsioon või mingi tunne. See ei ole nagu tingimata negatiivne, ta on lihtsalt tunne. Ta on mingi tunne, mida me kõik oleme kogenud mingis vormis ja ma lihtsalt tahtsin seda väljendada, sest ma sõnades ei ole nii tugev, et siis ehetes seda väljendada. Kas sa tunned, et seal on ka mingisugune eetika selle taga, mida sa võid kunstnikuna ja ei või? Et teatris on tihtipeale eristunud see 2 koolkonda või ma ütlen, et see koolkonnad on aga 2 suhtumist, et ühed, kes tõmbavad vaiba ära jalge alt publikul ja siis nii-öelda straight in your face olukord, et vaadake, nii on ja nii jääb võib-olla nüüd ise upu selle või nii-öelda ise uju sellest välja ja siis on osad lavastajad, kes küll tõmbavad vaiba alt ära, aga annavad mingisuguse käetoe sinna juurde, et vähemalt milleski tuleks kinni haarata, et mingisugune moraalne kohustus mitte liialt nii-öelda šokeerida, mitte liialt traumatiseerida või anda mingisugune väljapääs olukorras, kui sa juhatad lavastusega sinna mülkalikku olukorda. Et kas sa tunned, et ka sinul on kunsti luues mingisuguseid kreedosid või tõekspidamisi, mille vastu sa minna ei saa või mida sa mitte mingil juhul ei teeks või midagi, mille puhul sa arvad, et see on sinu viis, sinu eetika, sinu moraal asju teha? Jah, ütleme selle sama näituse puhul ma küll natuke tundsin seda, et ma ei saa nagu minna väga nagu raskeks või tumedaks, et mingi helgus nagu peab sinna jääma, et kui sa siis jätad sellise mingi halva tunde, eks ju. Aga võib-olla see, mis ma olen mõelnud, et kuhu ma minna ei taha, et ma ei taha teha nagu otseselt selliseid mingid väga poliitilisi võib-olla, et ehe ei peaks olema nagu poliitiline. Päevakajaline ei tohiks olla? No mingis päevakajaline ja poliitiline, ma ei teagi, kas ma tõmbaks võrdusmärgi sinna. Et ma ise võib-olla ma ei teeks nagu poliitilist tehet, et ehe võiks olla midagi natukene nagu igavikulisem kui see mingisugune poliitiline olukord näiteks, mis meil praegu on. Et ehe ei vananeks kiiresti. Ja nagu ajaleht on ju, et ta on vana uudis. Ja see on päris huvitav, ma hiljuti rääkisin paari Hollandi kollektsionääriga ja nende jaoks olidki sellised väga selged kollektsionääri põhimõtted, et ka nemad ei ostnud päevakajalisi või selliseid poliitilise statemendiga ehteid, sellepärast et see oli nende jaoks investeering ja nad ei tahtnud, et see ehe vananeks ka oma aktuaalsuselt, et seetõttu nad pigem kogusid asju, millel on selline igavikuline tähendus ja teiseks need alati pidi olema materjalidest, mida on võimalik restaureerida, konserveerida või et nad siis ei oleks nagu näiteks pleksiklaas, mis 80-ndatel, 90-ndatel oli väga populaarne, aga nüüd, kui nad oma pensionieas saavad neid ehteid 30 aastat hiljem nautida, siis nad on sellised ära suitsetatult kollaseks tõmbunud, et nad on kaotanud oma selle välimuse ja võlu, mis neil siis oli. Et seetõttu nad alati kasutavad või ostavad materjalidest, mis nii-öelda väärikalt vananevad. See on nagu jätkusuutlik mõtlemine mõnes mõttes või selline, et sa ei tee nagu ühekordseid ehteid, et nii sisult kui vormilt, eks ju, et nii materjalide kui sisu poolest, et sellel on mingi pikem väärtus. See vananemise küsimus on sulle ka siis ikkagi aktuaalne, kuidas materjal vananeb ja sa kasutad pigem materjale, mis nii-öelda vananevad väärikalt.
ja mulle ka väga näiteks meeldivadki mingid antiiksed asjad juba iseenesest, mingid ready-made, noh nagu seesama dušš või et ma kasutangi ka nagu antiikseid mingisuguseid osiseid, sest need lihtsalt minu jaoks on ka nagu väga ilusad. Seal on juba see mingi ajalugu seal kaasas. Ja samamoodi tahaks, et ka minu ehted nagu vananeksid. Et nendel on see väärtus, et sa võtadki selle, et ta on midagi väärt, mitte et ta on see prügi, mis nüüd on pahaks läinud. Et kuidas see praegune maailma olukord sinu loomingusse niimoodi jõuab, et kui sa poliitiliste asjadega ei tegele, siis samas kui nüüd eraldada poliitilist päevakajalisest, siis loodus on kindlasti väga päevakajaline teema. Et kas kogu see väljasuremine, kataklüsmi äärel seismine, hävingus keskkond, et kas see on sinu loomingusse sisenemas lähiajal või kuidas sa oled suhtes oma loominguga selle ümbritseva akna taga toimuva maailmaga? Jah, mulle tundub, et need jutud on ka kogu aeg olnud, et kuidas see maailm on täitsa hukas ja saab otsa. Et see ei ole ju ka midagi uut tegelikult. Need on nagu eri nurga alt. Et see otseselt see siuke kriisist kriisi taaruv maailm sinu ehtesse otseselt ei jõua oma meelsuse või temaatikaga? Ma praegu ütleks, et pigem mitte, jah. No see tuleb tagasi selle universaalsuse juurde, et kriisid muutuvad, aga elu siiamaani on jäänud. Et seda on huvitav mõelda, et need sama probleemid, millega Gilgameshis tegeleti, et kaasaegsed romaanid tegelevad nende samade küsimustega. Maailm on ikka hukas samamoodi. Et noorus on niikuinii hukas, et sinna ei aita ei maailma kord ega generatsioonide vahetumine. Aga kus kohas su asju nüüd lähiajal näha saab? Lähiaeg kui tulevik? Kõik, mis tulemas on sul mingeid plaane, näituseid, uusi kollektsioone, uusi kavandeid, uusi filosoofilisi konstruktsioone? Kulgeja nagu ma olen. Ühe näituse alles üles panin, et praegu ma pigem mõtlen enda olemasolevaid kollektsioone, lihtsalt nagu nendega tegeleda, neid edasi arendada, et näiteks Ikaruse lend putukatega, et sellega nagu teen tööd, et seal on mul olnud, need kõik on nagu ainueksemplarid ja seda natukene arendan. Et näitust kui sellist otseselt ei ole tulemas niimoodi kohe plaani võetud. No ega muud, siis tuleb kulgeda kaasa ja küll see info ka meieni jõuab, kui näitus tulemas. Nii kaua saab sinuga siis üksikisikuliselt kontakti võtta või kuidas sinuga kontakti üldse leiab, kui kellelegi väga su asjad meeldivad ja ta ei viitsi ära oodata, millal sul uus näitus tuleb, et sealt neid asju saada, et kuidas peaks sulle lähenema? No mul on koduleht koos e-poega, näiteks keiukoppel.art. A-galerii on mul väga hea koostööpartner, kus on alati viisakas valik minu asju olemas, siinsamas Hobuse B2 nurga peal. Ja muidugi alati võib isiklikult pöörduda ja tulla ateljeesse külla siia samma. No ja me siis ootame uusi kohtumisi.